Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on alustamas põhjalikku tervishoiusüsteemi remonti, mille käigus minnakse peagi üle Selve haiglate süsteemile, mis tähendab, et haiglad koos hoonete ja sisseseadega jäävad küll alles, aga personal lahkub ja järk-järgult on patsientidel võimalus Selve haiglates ennast ise ravida. Kättesaadavaks jäävad ka õpivideod ja meditsiinitehnika. Need patsiendid, kellel on juba natukene parem hakanud, saavad teistele haigematele edasi anda kogemusi, mida tuleks ette võtta, et parem hakkaks. Keegi ei saa paremini aru patsiendi probleemidest kui see, kes on ise patsient olnud ja siis terveks saanud. Selve haiglad saavad olema inimestele tasuta, kui tervenenud patsient pärast ise ka ühe patsiendi terveks ravib. Maksta tuleb Selve haiglas ravi eest ainult siis, kui inimene tahab kohe pärast terveks saamist koju minna. Ilma arstide ja õdedeta meditsiinisüsteem on riigile kordades odavam ja samuti ei saa siis patsiendid enam kehvas ravis ka riiki ja arste süüdistada, lisab valitsus. Ja veel tervisest. Euroopa Kosmoseagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi. Geostatsionaarne alkosatelliit hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholiaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinnioleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis käivitub üleriigiline alarmsüsteem ja lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ning müügiga võib uuesti alustada vastava normatiivnäidu saavutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole peatselt valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme kontrolli all hoida. Ja laiemalt, viimased avaliku arvamuse uuringud näitavad, et lisaks poliitikute populaarsuse vähenemisele hakkab tooni andma ka poliitika populaarsuse vähenemine ja rahvas hakkab poliitikast tüdinema. Analüütikute sõnul võib poliitikast tüdinemist märgata kõikide ühiskonnagruppide hulgas ja esmakordselt on täheldatud ka seda, et poliitikud ise on poliitikast tüdinemas. Seetõttu on mitmed poliitilised jõud ette võtnud erinevaid kampaaniaid, et poliitikat vähegi huvitavamaks muuta, kuid asjatult. Prognooside kohaselt poliitika populaarsus väheneb üha ja rahvas on täielikult poliitikast tüdinenud selle aasta lõpuks. Järgmisel aastal tüdinevad poliitikast lõplikult ka poliitikud ning siis ei taha poliitikaga tegeleda enam mitte keegi või kui siis ainult sunniviisiliselt. On karta, et seni ainult raha eest poliitikat teinud inimesedki lahkuvad sellest väärist. Lisaks poliitikast tüdinemisele võivad küsitluste korraldajate sõnul, nagu küsitlused näitavad, nii inimesed kui ka poliitikud tüdineda ka küsitlustest. Küsitlustest tüdinemise kohta viiakse läbi tänasest homseni. Ja politseiteateid. Kell 19 õhtul eile sai Jääsvere politsei prefektuur telefonikõne, milles kohalik algkooliõpetaja Marta andis teada, et tema abikaasa Pavel on alati pärast palgapäeva nagu teine inimene. Operatiivtöötajad selgitasid juurdluse teel välja, et tegemist ongi teise inimesega. Marta juures käib iga kuu 20. kuupäeval Paveli töökaaslane Margus ja on seal seni, kuni Pavelil raha otsa saab ja ta koju tagasi tuleb. Marta ja teine inimene saavad koos veel olla kuni 26. juulini. Eetris olid uudised.